Näe, alustasime oma uut kalendrikuud, mille nimi on oktoober. Ma ei saa, mida jääb see nii naerma, sest see on nii lausvale. Olgu siis kuu 10, eks ju, ei, ta on 8. Ehk siis me võtsime nüüd selle imelise ilmaga, mis meile täna on antud 1. oktoobril ette selle lillepeenra. Näed, juba alustasin esimese pojengi, lõikasin maha, juba aeti sassi ka noitsud, mitte abilised. Aga vaatame, kuhu me sellega jõuame siis täna. Esimene pool päeva sai tehtud klienditellimust ja nüüd, mis see siis nüüd on? Järgmise klienditellimus, eks ju? Jaa, sest temaga me suhtleme ju ka teatud aja tagant. Joo. Kõik me oleme üksteise energiakliendid. Igal juhul me hakkame nüüd puhastama. Mustu, mis on? Tuli muna või? Sa oled keset platsi. Kes meid siin hüüa, poiss, Uli poiss võtab päikest, mõnnab siin. Jaa, on hea, jah, nii hea on muidugi. Ma pusin seal lillepeenras. Siin on julgenud kasvada nii palju neid, kellega igavene tegu on. Oskad sa mind aidata, Suli? Oskad sa mind aidata? Mida teha nende kõikide umbrohtudega seal keset lillepeenata? Milo, no mis sa valvad? Ta ei liiguta ennast. Mustu. Mis sa kaagutasid? Kus sa muna panid? Mustu, kas sa tegid muna kuskile siia lähedusse, et sa siin keset platsi karjusid või? Mis? Või käisid munemas ja tulid, jooksid keset platsi ja hüüdsid. Ma tegin ära, ma tegin ära. No, Pruuni kaagutab seal kaugel. Ega pean vaatama minema. Jah, täna hommikul oli sama pilt, mis eile. Ainult 4. Ehk siis üks pruun oli puudu ja kõik rohelised olid puudu. Pruuni, sina käisid muna peal või? Pesa peal või? Kõik jooksevad, ma lähen sinna poole, kõik jooksevad nüüd. Kanad nii lahedalt jooksevad. Võta. Praegu jalutab. Mustu ennem jooksis mu ees, ruttu. Vaatame. Ei ühti, minegi nüüd õue otsima või? Kuulge, teie. Leidsin Mustu. Mustu üksinda siin jalutab. Mul on kõik abilised siin pool, aitavad mul peenart siblida. Osad läksid heinamaale. Aga me oleme jõudnud vanad maha. Üks kaabib siin ilusti seda pojengi alust ja teised ahvid, kanad, tibud, mis te teete? Nemad teevad minu tööd üle. Seda, mis on juba ilus, puhas, nad siis nüüd koristavad üle. Ehk siis söövad lilleseemned ära, mis ma olen umbes külvanud. Okei. See on nii suur, mina ei jõua rohkem. Ma ei tea. Väga suur töö sai tehtud juba. Ainult, noh, mis ma siis nüüd rohida jõudsin? Oi, ma ei tea, 8. või? 6. äkki, kui optimist ma olen, 6. Ei ole 6.
üks kümnendik, üks 8, üks 9. Ma ei tea, kas sa kuuled seda häält, ma ei tea, kes on. Kui mõnus pehme vaip sellest heinamaast on saanud, vaata. Kõigile meeldib siin peal käia ja ühele tüübile meeldib kanu valvata ja neid natukene taga ajada. Ja siis on seda mingit hernelist ka. No mis sa leidsid nüüd, kakahunniku seal või? Jah, on hea või? Püühärdad ja siis sööd natukene ja ai kui hea. Nii korralikult ei ole vaja, kuule. Sinna sai külvatud neid seemneid, las nad olla. Võta teine koht, võta järgmine koht, võta. Ära siit rohkem kaabi. Jummal, ma ei saa ju teid pidurdada, kui te juba olete hakanud tegema. Aga meie tänaseks lõpetame. Käisin maja ees õues ja vaatasin, kus kalad on. Ei näinud ühti. Tulen tuppa, vaatan aknast välja. Kõik on siin akna taga. Mõnulevad siin. Ja 2 tunnut läksid ülesse juba. Joo. Kaksikud läksid juba 2 tuttu. No, teie ka tuttu minge. Minge teie ka ja saite oma õhtusaia kätte ja teeme poiga sulle ja. Ja tuttu, hommikul lähme. Masinad mürisevad ja. Keda sa taga ajad? Keda sa ajad taga seal? Suli. Sulil on mingi mängutuur. Oi, ma ei jõua nii kiiresti. Molli! Molli, tule tuppa! Tule! Tule, lähme tuppa, tule! Nii ilus vaikne oli. See päikeseloojang. Ja tuli see müriseja kokku lappima neid puid. Õhtuks läks jälle ilm nii ilusaks, et varsti ma jälle tulen tähti vaatama. Seal on meie virmalised. Piimajõed ja pudrumäed on täna. Oleme jõudnud 5. oktoobrisse. Ühed aktiivsed
päikese poolt saadetud magnettormid on meil lõppemas ja teised juba ette teada, et tulemas. Kas sama aktiivsed, pikad vähemalt tunduvad. Aga meil on antud selline mõnus, pehme, soe ilm ja meil on isegi antud füüsiline jõud natukene. Me kasutasime seda kohe ära, kanad on seal sauna juures ja ma tegin nende pesamajakese puhtaks ja vedasin kõik kaka välja ja mõtlesin, et näed, ma teen neil värskeks selle ukse esise ka, sest mul seda materjali on külluses. Ma lähen toon veel, see on üks põõsas, mille ma praegu ära võtsin ennem, kui ta külmaga läheb väga-väga koledaks, vihm juba peksis ta laiali. Nii et ma lähen toon veel, ennem ma vabastasin natuke lehtisid võrkudest, et need vastu maad ei oleks ja sidusin kile lahti, see kile uuesti kinni. Nii et ma lähen toon veel seda materjali siia, siis neil on parem käia ja ei ole must. Mul ka parem käia, ei ole must. Jah, mummid, lähme murrame veel mõne põõsa maha sealt. Meil on neid nii palju. Võtsin selle põhu peenra ka korra ette, sest kanad käivad siin siblimas ja näed, saame neile siit omale kartulit ka. Siblivad, aga kartuleid nad kokku ei korja. Nii et meie katsepeenar annab meile küll siit midagi, näed sa. Eks ma pean vist korra hargiga tulema ikkagi vaatama, mis siin sees on. Näed sa, kes meil siin on. Vaata. Ikkagi me siit saame midagi, nii et ära ütle. Meie põhupeenra katse võib lugeda õnnestunuks. Vähemalt kanakartuli saame küll siit paar korda neile anda. Need on kõik need papi ja siin on õun juba visatud ja ma nägin igal juhul, et siin pool, kus olid roosad, on ka midagi. See on ju üks näritud roosa kartul. Hihi, beebi. Teine beebi. No kokku sai siia maha pandud. Kui ma õigesti mäletan, 2 kilo ja 2 kilo. Vaatame, mis ma siit kokku saan. Ma lähen toon argi korra. Siin valitseb ikkagi nõges, sest see oli nõgese pesa ju. No tüdrukud võtsid üle. Mina rohkem ei leidnud. Aga see on meie saak. No ma arvan, et umbes nii palju, kui ma panin maha, nii palju ma umbes sain tagasi ka. Aga uued on need, eks ju. Näha, et punased on ilusad uued ja seda nüüd ei tea. Ei, see on ka ikka uus kartul. Ühesõnaga, selle väikese testiga, millega ma ei teinud mitte midagi peale selle, et ma panin papi maha ja 2 korda panin siia natukene seda niidet peale. Ja no näed ise, nõges võttis oma koha ikkagi üle üsnagi palju. Ma seda ka tegelikult korra täitsa tegin puhtaks kõik need servad suvel. Siis ta on ju tugev. Küll neil on hea meel, kui on midagi tehtud. Jaa, nii põnev on siis sealt leida. On nii, jah. Mustukule. Mustu ja perla kõrvuti on nii ilusad. Ma ei tea, üks hallidest mul ikkagi vist ei mune või munebki siukseid igaseid mune, nahkmune õrre pealt magades. Potsti jälle ma leidsin, seal oli katkine nahkmuna. Kumb see teist on? Ma ei tea, kumb.
aga üks neist see on, kellel ei ole hästi midagi. Triibikud ja pruuni on küll väga tublid kanad. Võtame peedid ka üles ja viimased. Ja abilised on muidugi mul kohal siin. Nagu sa juba tead, siis ega nad väga maha ei jää, on ju. Kõigest peavad nemad ka osa saama. No nii, võtame selle kile ära. See oli nii tore ja tubli kile meil. Tule maha, kana. Võtame selle ära. Siis sa saad siblimis paradiisi omale. Kõik, mis siin all on peidus, on nüüd sul siblida. Kõik on sul siblida. Kui palju. Ma võtan kive vähemaks. Mis seda kile hoidsid. Veel hoiavad sinna. Näe, üks peet teile. Ups, pihta said. Minu selle aasta sibulad olid kõik sellised. Ehk siis sibula saaki oli. Kokku vist sain 5 sibulat. Appi, kui hea meel neil nüüd on. No nii. Mul on tegelikult see ämbri täis, kollane ämbri täis on sitta täis ka. Kui te puhtaks kõik kaabite, siis saab selle siia sisse ka panna. Ega nad väga seda tööd teha ei taha. Nad maiustavad natuke ja... Joo. Nii. See oli hea juhatus meil kevadine. Sest see peenar oli mu lemmikpeenar. Seda ei pidanud väga rohima. Kõrvalt tõmbasin suuremad välja, mis... No näe, ikka siia on ka mügri jõudnud. Hambad sisse löönud mõnda peeti. Aga mitte kõigisse ja nad ei ole väga suureks mul kasvanud, sest ma panin esimest korda ja ma panin tõesti praegu 2-4 seemet läks igasse auku. Tegelikult peaks panema 1-2, siis kasvavad tõesti ilusad suured pikad peedid. Minge vaadake, jah, teil on puhas kodu. Minge vaadake, puhas kodu on. Ei saa, kui ma räägin, tulevad tagasi. Näe, nüüd ma saan aru, mida räägitakse, et mügri sööb seest peedi tühjaks. Ta sõna otseses mõttes teeb selle seest tühjaks, nagu sa näed. Vaatad, peet. Tõmbad välja ühelt poolt, nagu ongi peet. Ja teisel pool avaneb tõde. Oli peet. Sa vaata seda imet, mis sünnib. Päev otsa oli kõik pilvine. Ja nüüd enne loojumist ta piilub ja näitab meile. Ma just hakkasin köögis küpsetama, panin ahju. Saunas lähen vaatan, mis tuli teeb. Proovime, mida lõuad ütlevad sauna peale. Ja kuulge, teie tüdrukud ikka polegi veel magama läinud. Mis te siin? Te ka saite päikese. Jaa, sellepärast te olete kõik jälle väljas siin. Vau. Aitäh. Ei nunnud. Näed, taluvuspiir lõppes ja võtsin ühendust
oma hambaarstiga ja nii ma nüüd sõidan Tallinna poole, et olla seal siis juba 2 tunni ja 20 minuti pärast. Vaatame, saame ehk natuke selgust asjaoludesse, mis siin toimub. Miks ma ei saa enam ei rääkida ega süüa. Annan sulle teada. Vaikuses. Armas. Käisin linnas vahepeal ära, tulin tagasi hambaarsti juurest ja keetsin sülti edasi ja sain puhastatud ja kõik tehtud ja nüüd on siis see pidulik aeg, kus saab panna karpidesse. Sa kujuta ette praegu, kuidas see lõhnab. Oi, kuidas see lõhnab. Sest mulle toodi ju võimalikult puhast liha ja ossa, kus ma panin siia küüslauku ja nii hea lõhn on. Vaatame, kui ta jahtunud saab. No igal juhul ta tuleb väga, ma panin veel lõppu ühe loorberi juurde ja lisasin veel värskelt küüslauku enne, kui uuesti keema lasin. Nii et siin on nüüd kõike puhast rakutoitu, kollageeni, korralik portsjon. Ja muidugi, no kes olid siin õnnelikud sabad kõik, eks ja sa võid ette kujutada, kui palju neil sai lutsutamist ja isegi sain lutsutada, sest närida ju ei saa veel, aga juba on täitsa hea olla. Ja isu tuli kohe, kui ilmad hakkasid minema ja viimane sült, kui ma nüüd õigesti mäletan. Ma ei tea, mis ma tegin oma elu kõige rohkem sülti. Nii huvitav, kui see ka ei ole. Ja seal ta muidugi kõigile meeldis ja kohalikud eestlased hindasid seda väga kõrgelt, mida ma oskasin siis teha. Võtame siit seda veel. Nii. Aga siin on nüüd kõik tõesti, nagu sa näed, on ta kollane, sest siin on ka kurkumid sees, mida ma tol ajal veel väga vähe kasutasin. Siis ma ostsin teda seal toorelt poest ja see määris kogu mu köögi kõik ära ja prioriteedid olid natuke teised. Siis praegu no proovi, kas sa saad sealt midagi kätte või? Proovi. Rooni, vaata, tule vaata, ma panin ju siia ise minu tehtud küpsiseid, sest muud ma ei oska siia panna. Sest terad kukuvad sealt välja, see auk on nii naljaka koha peal. Ai, kui sa tahaksid küll neid kätte saada, no vaatame. Ma püüdsin toas akna peal suuri porikärbseid, panin tassi sisse. Oi, kui kiiresti need ära süüakse praegu. Upsti! Ma pärast püüan teile jälle.
saate uuesti. Ja, nii tore, eks ju. No näe, kärbsed kõhus. Jubedalt põrisevad seal toas. Kõik maknad ära sihtunud. Selline tuul. No, mis sa räägid? Mis küsimus? Ei hakka nokkima mu küüsi. Neile meeldib kõik mu lakitud küüned, alati nad võtavad esimesena. Või no kui on sõrmus, siis tahaks ikka kohe kõik kivi pintsli pista. Jah. No tublid olete, jaa, tublid olete. Näed sa, eile õhtul sai see võrkkiik ilusti omale pesa, nii et niimoodi ma saan teda kokku panna, et ma saan vabalt käia. Ma olen ju nii lühike, et täpselt mina saan siit alt läbi käia. Ja siin rippunud telefoni jaoks punutud asi hoiab nüüd seda kiike ja ma saan ühe käe liigutusega ta vabastada. Ja vot niimoodi on ta nüüd õige oma asendi mõttes, et kui ma panin ta siia konksu otsa, siis ma olin liiga niimoodi veetähe sees, et see oli raske. Aga on ju teine konks. Super lahenduse saime. Oleme siin paastu teises päevas ja nüüd on see tuba juba soe ja saab voodist tulla mõnulema peale õues jalutuskäiku. Nii kõva tormituul on õues. Oh, aitäh. On nii hea. Jaamilo näitab, kui hea on. Joo. Oi, kui hea. Ja. No näe, jooksin jälle majast välja, vaatsin korra aknast välja ja selline võimas suur kõrge vikerkaar on jälle meil siin. Noh, ka, mis? Keskmine osa on kuskil ära kadunud selle aja, kui ma välja jõudsin. Otsad on näha. Tähendab, sajab vihma vähe. Nii armas. Mis te siin räägite? Jooksete mul kohe järgi, nii kui ma tulen õue. Jaa. See on see 6. päeva hommik, kus ma sain kätte oma unistatud pehme muna. Ja see tänulikkus selle keha eest, see tänulikkus selle koostöö eest, see tänulikkus tibudele, et nad oskavad midagi nii imelist korda saata. Ma ei ole veel kollaseni jõudnud, see mu lemmik. Ma olen nüüd, näed sa, nii väikeste tükikestega teda endale suhu pannud ja lubanud tal siis seal omaette laiali minna
ja alla jõuda. Ja see ajas mind nii nutma. Ja ma tean, et mind ootab veel see kõige parem osa ees. Ma olen veel võtnud endale siia avokaado. Ma võtsin ööseks ka tegelikult selle 5. päevast kell 8 lõppes mul 120 tundi see paast ära ja ma sõin pool avokaadot samamoodi luitsutades. Ja see oli ka imeline ja võtsin 2 lonksu rasvast keefiri veega, sooja veega lahjendatult, et kehal oleks hea vastu võtta. Ja nüüd mul on ka veel avokaadot ja samamoodi siis seda sooja pehmet rasvast keefiri natukene. Kõige alla ma hommikul võtsin süldi pealt tarretist, sest puljongit ma ei suuda juua, ei maitse nii nagu näitas 3. päeva hommik, kui mul oli väga raske mida söökimas. Aga praegu, kui ma võtsin süldi pealt kallerdist, siis see oli väga hea. No need on ka, sült on esimene keede ja puljongi ma keetsin 2. korda järgi, loomadele väga meeldib. Kondid üle keedetud. Aitäh. Imeline kogemus. Võimas tänulikkus. Ma võtan vastu valgust. Ma jagan välja valgust. Keha on rahus. Keha magas öösel järjest lausa 5,5 tundi, ennem kui Miilo ajas meid hommikul vara. Natuke enne 5 ajas meid õue teda viima ja pissile. Ja peale seda magasime me veel ilusti 3 tundi, nii et tore on see imeline teekond. Ja vaatame, kuidas meil siin see imeline pehme kollane välja näeb. Vau. Appi, kui hea see on. Kuldmunad. Minu nunnutipude kuldmunad. Oi, kui hea see oli. Mõtle, ja tavaliselt ma söön 5 muna ja avokaado ja nüüd see paastust välja tulek algab siis nii vaikselt, nii õrnalt. Ja suurimas tänus. Kui sa ei ole proovinud, armas, siin ei ole mitte midagi karta. Meiega koos osalesid 5. päevas veel 2 kaaslast hingeperest. Ja 2 tegid oma võimaluste järgi, 1 2 päeva ja teine 3 päeva ja kõik nad on ülitänulikud sellele kaasa tulemisele ja läbi tegemisele. Ja teades, mis on toimunud kogu selles kehamasinas, siis see on nagu see on teadlik ümber häälestus ümber sünnile. Selles evolutsiooni murdepunktis, kus me oleme sinuga.
Võtsin kätte nüüd ja tulin esimest korda siia künka peale, kus meil maa läheb Astanguga kuni piirini ja seal, kus oli see Kasemaa portaal otse meie vastas, mida enam ei ole, tulin seda raiesmikku vaatama, seda avarust, mis siin laiutab, mis omakorda avab selle järgmise metsa, selle ilusa kasemetsa, mida ma aknast näen. Ja kuidas ma naudin oma kuusekest, mis nii kenasti õõtsub siin kogu aeg. Ja see pilt on täiesti teine. Ja juba see peenvõsa kasvab jälle siin all. Olen veel nõrkuses, vaata paastujärgne, et täna on soovitav õõrnalt voolata, anda kehale aega, et kõik need luukoed võtaksid vastu selle esimese valguse, mis talle anti rakutoiduna. Et saaks uus kollageen hakata. No, looma, tervist. Tere tüübid, minuga kaasas muidugi. Mõlemad siin istume siin selle suve õunapuu all, millel see aasta ei olnud ühtegi head õunakest. Tulin veel vaatama, kuna ma suvel ise ei tulnud läbi selle paksu heinamaa, siis nüüd on ta juba lamandunud ja sellepärast ma selle käigu ette võtsin. Et näha, mis siin toimub. Ahah, keegi augub, Niilo läheb kontrollima. No see tähendab, et siia tekib mingi aeg nüüd üks maasikaväli. Vaatame. No, kas lähme tagasi Molliga? Kalpsame tagasi. Mina ei kalpsa, teie kalpsate üle heinte. Mina astun need lamandunud heina veel lamavamaks. Muutused. Nii sünnib seal see ümbersünd, uueks loomine. Ja nii ka meie sees. Viimased 2 päeva, 4.–5. päev me olime üsna sihised. Nii kui on natukene jahedam õhukene, nii tuleb kohe atsi. Kohe. Käin korra toast kööki, kedagi lasen uksest sisse või välja, kohe tuppa tagasi minnes olla atsi. Väga põnev teekond. No nii, armas. Proovin nüüd teha suga koos esimest korda midagi sellist, mis mind nii isutab. Ja need on Jaapani pannkoogid. Mul on laua peal muidugi siuke sota-pota, sest mu üks pliitidest läks eile katki. Tähendab, ma pidin tegema suure pliidi lahti ja selle väikese elektripliidi augu peal, sest mul gaasi taga ei ole. Ja mis siin on siis? No tere sina ka ja ehk siis tegelikult oligi, et siin on munavalge ja munakollani eraldi. Munavalge kloppisin nii vahtu, kui minu asimasin võttis. Käsitsi viitsin hommikul kohe kloppima hakata. Ja tegelikult see ei ole mul munavahustamise see mikser, aga no sain üsna vahtu. Hea oleks, kui saaks täitsa selleks, tead küll, kui hakkad seda kas sefiiri tegema või beseed või selliseks valgeks tihkeks vahuks. See ongi soufflé pannkook
ja siis segad aeglaselt kokku selle kollase ja valge ja tõstad need vahututid siia või selle pannile ja nüüd ma katsetan, vaatame, mis saab. Jah, on küll vahe selles, kui vahtu sa saad, sest näed sa, mina ei saanud nii vahtu, nagu ma ütlesin, et ma tahtsin. Nad ei näe välja samasugused, aga nad on ikkagi nunnud ja pehmed ja ülejäänud juba jõudis ära vajuda, nii et sellest tuleb üks suur nagu vahune omlett. See ta on. Lõhn on küll hea. Ja mu kõht on ju tühi, ma olen ju vastust välja tulnud teine päev. Akna taga on kõik, maa on valge, krõbisev. Ma loodan, et kanade varbad ei külmeta veel. Tahan maitsta. Jah, ta vajus kohe ikka väga kokku, nii et mul on ta jah nagu omlett. Ütleme, omlett. Proovin teha ka seda täisvalgeks vahuks, et saada seda päris elamust kätte. See suurem on veel ilusam, ta on nagu kuidagi hästi õhuline. Hästi kerge oli teda keerata. Ta on mingi umbes 8 millimeetrit paks, vahune selline. Aga väga hea on. Nii et ma võtan kala kõrvale ja hakkan nautima hommikut. Vaata, kuidas tüdrukud mõnulevad siin. Ära mine. Molli. Ja minge tagasi. Jah. Kõhud mulla sisse. Joo. Oi, kui hea. Vot see on tõeline maandus, on ju. Joo. Seda nägin täna, et täna oli see külmem hommik. Ja tibudel ennem suvel olid jalad kollased, ilusad munakollased. Nüüd on valged. Mustajalgsetel ei saa aru. Loobivad omale seda mulda peale ja tiibade all. No. Oi, Perla, mis sa teed seal? Mustuga vaata külje peale viskavad ennast ühele küljele teisele. Küll see on mõnus. Kui kohevaks nad ennast ajavad. Vaata mustu, kui ilus on. Jälle Molli, ära mine vahele. Täielik kana ja päikese meditatsioon on praegu. Milline tolmupilv sul käis üle. Molli, kas sul on lõbus või? Tüdruk, kas sul on lõbus või? On lahe, kui jooksed järsku kanade poole, siis lendavad kõik ära, jah?
mullu. Me teeme edasi oma asja. Tulevad läänest ja lähevad itta. Polegi näinud see aasta veel ühtegi nii suurt parve. Üksikud haneparved on näinud, need on ka olnud väikesed. Istume siin väikese käes ukse all. Mõnname. Saime akna alt selle lössi vajunud pojengi, lõikasime ära ja veel mõningad asjad. Külma saanud need piparmündid ja ega praegu rohkem ei jaksagi ausalt. Nii et nüüd mõnuleme ja kiisude saepurukastid ootavad veel täiendamist. Ja pesime ära juba. Näed sa, mis nad teevad? Ajavad suli eemale. Suli vaesekene tuli üleeile mu juurde ja oli see eile hommikul oli. Üks silm oli täitsa kinni, ei tea, kes tal haiget tegi. Puhastasin kummeliga ära, ta magas ja õhtul tegi silma lahti uuesti, kõik hästi, nii et pole hullu. No näed sa, ma tegin täna selle tibude soojapesa valmis, tõin neile uue sööturi paika, täitsin ära, uue jooturi paika, täitsin ära. Nii toredasti tilgub siia see vesi, nii et saavad siit ilusti juua. Siin on nii, et nad peavad pea sisse pistma. Kui me teeme selle lahti, siis nad saavad pea siia sisse pista ja sealt saavad nokkida. Pesad on kõik, eks ju. Panin munad sisse, et nad teavad, sest muna aitab neid väga hästi. Ma panin seal õuepesas ka munad sisse ja läksid kohe uutesse kohtadesse. Tõin õuest selle puu neile siia õrreks, et saavad ilusti selle puu peale ennast ööseks ritta magama ja siis on kerge seda sittasid pingi pealt kokku kaapida. Vaatan, mida veel vaja on. Nokkakivid panin ka siia. Kui nokivad, siis see kõliseb ka. Ja lamp läheb ilusti põlema, kui ma uksest sisse tulen, nii et kui nad jäävad vait seal magama, siis jääb lamp ka vait ja vaatame, kaua see lamp, ma pole ta veel laadinud. Tule, Molli, tule välja. Seal on üks konnapoiss ja ta elab siin plaatide all, ilus väike konnapoiss. Võtsin need kokomatid, et siis ma saan oma jalad vähemalt enne välja minekut liivast puhtaks. Tule välja. Näed, see rapsime ära selle kohe sinna. Ja siis see aed käib mul praegu tõesti ainult niimoodi, et pulgaga tõstan sinna auku. No loodame, et toimib. Mingi hetk pean ma nad siia ka siis suunama. Ainult pruuni on ju käinud siin. Aga vaadates, ühel oli täna hommikul hari natuke heledam, nii et no meil oli -4 kraadi. Praegu on ideaalne ilm, muidugi tuult ei ole ja soe päike.
Jaa, no mis te räägite? Ma tegin teil pesa, kõik valmis, viisin söögid ja joogid ja... Jaa. Oi, kui mullased nokad teil on. Nii mullased nokad. Jaa. Ja nüüd on päike siin ja me võtame oma laia maha. Me oleme mitu tundi mütanud ja vaata, mis meil selja tagant tuleb. Sealt tuleb üks sahmakas vähemalt. Võib-olla. Aga see on selja taga. Me vaatame siiapoole. Nii kaua, kuni see võimalik on. Inglikene on seal keskel meil. Näe ja keera selg korra ja vau! Meil on Põhjakaare vikerkaar, mida ammu pole näinud. Ja mis sa tahad, tüpsukene? Vau! Näe, tulevadki esimesed piisad meile ka. Kaar on seal küll, läheb sinna metsa kohale, ei paista vist siia. Aitäh. Näe ja jõudiski siia, vihm sajab täitsa korralikult ja nüüd on pilve teine ots on peaaegu vikerkaar läinud, aga teine on nii ilus. Topelt võimas, särav. Vau! Mis te mõtlete, et ma olen teil vihmavari või? Ei ole. Ei, armas. Tulime öösel jälle välja tähti vaatama. Ja Luunaga rääkima. Sest meil anti imelisi sõnumeid. Tund aega tagasi, tund aega oleme me nendes marineerinud. Ja siis õua saanud juhatatud jälle. See on kitsas kuusirp seal taevas. Ja meie pea kohal on ei tea, vist ei paista Milky Way. See linnupiim, piimatee. Ja seal on Orion koos Siriusega. Kui palju neid siin üleval on. Seal on see suur vanker, mida me teame. Ja kusagil hakkasid meie liikumise peale keegi taukuma, keda me päeval ei kuule. Imed sünnivad meie ümber. Usud või ei usu, aga iga päev ju aina rohkem. Oi, tere hommikust. Meil on olnud imeline öö ja imeline hommik. Ja just tiiger tuli, kolis meie juurde ja nüüd tuli Palliga vennakese eest hoolitsema. Ma kohe naudin seda vaikust ja soojust ja ainukene müstika on see, et need porikärbsed
nad praegu ei maga ka mitte öösel, nii nagu suvel kärbsed jäävad vait õhtul, kui päike läheb magama. Siis praegu nad on täiesti programmi erroris ja nad põrisevad öö läbi ja nad kukuvad lihtsalt alla. Nii et päeval ma ise võtan neid akende pealt, korjan paberiga kokku ja maast ühte tassi ja viin kanadele. Ehk siis kärbeste programm on segi. Aga kiisudel on programm väga imeline. Pole ammu olnud sellist vaikset päikeselist hommikut, et nad tulevad jälle niimoodi kahekesi siia. Käivad kõik kordamööda, kes sisse, kes välja. Aga hommik oli ju -4-5 ja kõik oli nii valge, kõik olid toas krõbinal. Tiiger magas täna müüaga üksinda toas, seda juhtub harva. Vaata seda kordamööda. Kaks väikest inglikest. Joo. Ja ma olen ise ka nagu kass praegu siin ja mõnulen lihtsalt. Oh my gosh, kui hea. Mis see väike mees meil siin teeb? Tere, Viilo. Viilol kõtu mõliseb siin. Joo, millised kõpud sul on karvased. Ja kes see teine Simbol on? Siis kui ma ärkan, siis muidu Molli magab seal jalud, siis kui ma ärkan, siis ta poeb siia mulle kõrvale kohe. Ja on nii. Igal ühel on oma koht. Ma proovisin järgmist uut asja teha ja wrappi asemel ongi kodujuust püreestatult ja muna sisse jagatud ja plaadi peal ära küpsetatud. Küpsetasin 2 poolt, ma ei tea, miks mulle meeldib selles ahjus kuidagi, see kõik tahavad 2 poolt küpsetamist. Aga näed, ta ongi selline elastne, mõnus. Mul on ta eriti kuldne sellepärast, et ma panin jälle kurkumit ka siia sisse. Ja lõpus, no ma oleks tahtnud tegelikult riivjuustu peale panna, aga mul ei olnud teda. Õigemini oli, aga nii vähe, kui ma teda olen kasutanud, oli ta läinud halitama. Ja ma andsin kanadele, aga mul oli sinihallitusjuustu, nii et ma panin natuke neid tükke siia peale. Ja siingi viilud, et need ka ma oleks võinud ennem juba ette valmistada ja ühtlaselt raputada siia vedelasse sisse, aga on nii nagu on praegu. Panen oma pekimäärde veel siia vahele maitseks. Ja siis saaks siia veel ju lisada, mida iganes ise tahad, eks ju, paar head rukolalehte või midagi siukest mõnusat. Vaatan, kas mul mõni kurk veel kõlbab süüa. Ja ongi meil olemas wrap.
päris puhas enda fräpp, mis on ju puhas jällegi proteiin, eks ju, rasv ja valk. Ma juba nurgas võin ära, nii hea oli. Ja ma rikkusin natukene retsepti. Retseptis oli ette nähtud 2 muna, ma panin 3 muna ja tuli ta natuke vedelam, õigemini palju vedelam, kui ma kallasin ja ma kallasin, mul oli paber siin all. Aga ta ei olnud nagu nii vedel, et oleks üle äärte väga voolanud. See oli ainuke tükk, mis ääre alla läks. Nii et ta jäi ikkagi selline mõnus konsistents ja küpses ilusti selliseks mõnusaks elastseks. Väga elevil oma uute avastuste üle. Ja enne seda annan kehale jälle esimese asjana annan talle hapukapsast, värsket hapukapsast, mille ma lõikan siis kääridega, nii et ma saan lusikaga teda võtta, eks ju. Ja kallan siia tilga värsket, mis ta siis on, seda eriti head neitseoliivõli natukene peale, sest mulle meeldib, ei pea kallama, aga mulle meeldib. Ja ma söön selle siis kõigepealt juba vahepeal, jah, võtan siia kõrvale ka teist. Nii et imeline ja mu keha tunneb ennast väga hästi. Lähme vaatame, mis siin toimub. Päike tõuseb, õues on -7. Kui ma loodan, et tibukestel on hästi, et nad on vähemalt vait. Nad hoiavad ehk kokku seal. Kõik on valge, kõik on tardunud. Joo, tallakesed. Harjutame. Lähme vaikselt. Kuulsid? Mööli. Päike tuleb sealt. Tundub, et naabrimehe lambad on pannud ajama, on kuskil siinsamas lähedal.
Imeline saunapäev oli täna. Ja näed, see nüüd väike veel näitab meile sellist värvide mängu siia vihmase päeva lõppu. Korra piilus sauna ka meil päeval sisse. Aga muidu on märg ja külm. Siuke rõske. On nii jah. Käpad on märjad ja mustad. Lähme tuppa. Meil. Lähme tuppa. Kus on tuppa? Lähme tuppa. Lähme. Lähme jah tuppa. Muidu jahtub keha liiga maha praegu. On veel hea olla. Nii sina ka tulid tuppa. Lähme. Kannataksid ka tuttu kõik. Tupad tuttu. Tule. Pallil on hiir. Ei armas. Nüüd on siukene müstiline asi toimunud, et seni kuni meie käisime poetiirul ja selle ilusa ilmaga muidugi jätsin kanad välja, sest et veel ju viimased ilusad päikeselised ilmad ja tulen tagasi ja ühtegi tibu pole. Mitte ühtegi, ära kiusa. Neil ära kiusa. Ühtegi jälge ka pole neid. Ma olen nüüd käinud kõik põllud läbi. Lähen veel vaatan siia. Tibu, kus te olete? Kaagad. Ühesõnaga, müstika on praegu mu jaoks. Kuhu said 9 kana? Ei ole siin ka vaikus. Meskit pole siin ka. No vaatame, kas päikeseloojang toob tibud koju ise või on tõesti keegi käinud ja nad kotti pannud. Sest siis, kui käis suvel kull, siis oli sulgima ilm täis. Praegu pole mitte ühtegi jälge, mitte midagi. Nad oleks nagu tiivad selga võtnud ja lendu läinud. Ei saa aru. Eile lõi uus kuu. Põnev kuu. Päike pommitab ekstra suuri plahvatusi täpselt meist. Ehk siis maast vastas suunas täpselt kolmi atlase poole. Kõik see mõjutab ka meid ringiga. Aga et see kanad haihtuma paneb, no vot ei tea. Vaatame edasi. Kedagi ma nüüd leidsin siit, keegi mul siin vaikselt vastas. Kes see on mul seal? Tule välja. Tule siia, tibukene. Te olete
olete ka toredad jäljekütid, te ka ei saa aru, kus kanad on. No tule välja, tibukene. Kes see ajas teid sinna peitu? Palju teid on seal? Nii vaikse häälekesega. Ma näen, üks triibuline on seal. No mitu teid seal on nüüd peidus siis? Tulge välja, kes seal on meil? Tibu, 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 tibu. Tibu. Näe, üks tibu tuli välja. Tule siia, tule räägi, mis toimus. Mitu teid seal veel on? Tibukene, kallis, näe, nüüd ma näen, siin on küll paar sulge maas. Ikka keegi on teid rünnanud siis. Keegi kasutas juhust ja ära mine, tibu kardab. Tule siia, kallis. Ära sina hirmuta praegu. Tibu, 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 tibu. Tule. Seal on veel, aga ma ei saa aru mitu. Kas üks või kaks või? Ärge hirmutage! Ahah, nii Perla tuli välja. Üks tumehall on siin. Ja nad lähevad uuesti peitu, nad kardavad. Nii 3 näen. Aga 4. Kas see ongi Mustu ja Perla ja üks triibik? No mis juhtus, No, nüüd olen ma vist siit kätte saanud. 6 tükki on välja tulnud peidust siit puurida vahelt. Tasa. Ei. Rahu. Nii. 7 tükki. Ehk siis kõik hallid ja 3 triibulist. Üks triibuline ja pruun on puudu. Kas veel peidus või on nad siis ikkagi viidud ära? Te nii vaikselt oskasite ja nad peitsid ennast sinna puurida katte taha vahele. Kas mu pruuni läks kotkale jälle või? Mu tublid munejad. Need triibikud ja pruuni on nii tublid munejad. See tähendab jah, et kotkas passis siis. Kull passis, et me läksime ära. Kota küll. Ja mõtle, nad olid peidus, ma ajasin neid, otsisin siin tund aega, käisin ja hõikusin kõik kohad läbi. Joo, oskate nii vaikselt heitu lugeda. Joo. Joo, pisikesed. Joo.
suur müsteerium on lõppenud ja isegi Pruuni tuli peidust välja, nii et kui ma läksin nüüd veel vaatama ennem, kui pimedaks läheb, et kuidas 8 tibu on kõik rahulikult ja õrre peal, siis kuulsin, et keegi veel räägib kuskil siin maja lähedal ja Pruunikene oli välja tulnud. Ja võtsin ta sülle, viisin ta ka õrre peale ja nii, et kõik 9 tibu on ilusti, pole kedagi ära viidud. Kõik on ilusti õrre peal. Jaa, nii tore, jaa, hurraa! Meil on nii hea meel, tipud kodus, hurraa! Jah, just. Tipsud, kas hakkame lõpetama või lähme viime teile selle põhu ära ja me oleme täna nii palju teinud tööd, terve kärutäie puid vedasime tuppa, siis tegime tibula puhtaks ja nüüd viime veel selle põhu ja pudru ka neile ära, siis vaatame, saavad tuppa tagasi. Tule, läbi tuppa, tule. Tule. Lähme tuppa. Lähme tuppa. Näe, kui hea, kui puhas on. Vaata, kui hea, kui puhas. Tipu. Tule. Jaa, näe, kui jalakestel on puhas, jaa. Ära mine välja, Pruuni. Tule tagasi. Näe, siin ka kõik sai puhta. Upsti varga nägu. Kohe mul kõik saia käest ära võtma. No. Jaa. Ei lähe välja. No. Kes veel puudu on? Tibu, tule siia. 2 triibut on väljas. Triibut, tulge tuppa. Mustu. Ja julgesid võtta või? See oli esimest korda, kui sa julgesid mu käest võtta. No ma lähen vaatan, kus need triibud on meil. No nii, kõik saime sisse. Kõik toas, võite hakata. Pudru on soe veel. Saate sooja putru täna süüa. On ja jalutada, oi kui pehme. Jaa, maja on ka puhas, jaa. Nii tublid tibud, jaa. Eilne müstika lõppes sellega, et kõik on kodus ikkagi, kõik olid peidus lihtsalt, ju neid käis kas kull hirmutamas või nii, et nad kõik pugesid peitu ja tõesti ma otsisin neid tund aega, kuni esimene väike piuks, arglik vaikne piuksuke käis. Osavad tublid targad tüdrukud peitsid ennast nii ilusti ära, et ja Pruuni oli veel viimane, kes tuli õhtul välja, nii et sain tema ka veel süles tõin ta õrre peale. Ja keegi hallidest igal juhul hommikul tegi mulle üllatusmuna. Hele sinise üllatusmuna. Ma ei tea, kumb neist. Üks on nii suureks kasvanud, teine on väiksem. Ja kes see siis nüüd muna välja endast ehmatas, ei teagi. No olgu, no näed sa, näe nii palju. Sain ma tuppa kõik kuivama, sest mulle tundub, et nad on natukene veel mitte väga kuivad.
ei tea, vaatame, no põlevad praegu all igal juhul. Panin igaks juhuks veel vanu puid ennem alla. Ja siis sai veel. Nii et suur tööpäev on täna olnud peale eilset hamba väljatõmbamist. Täna on nii palju energiat. On nii või? Tead, armas, nüüd on järgmine katse, mida ma proovisin teha. Näed sa, millised ilusad kuklikesed. Näed, tainas on siin ja sellel on 3 koostisosa. Siin on 3 muna, siin on 1,5 kappi piimapulbrit ja küpsetuspulber ja sellest tulevad sellised Jaapani kuklikesed. Wow. Ma ei ole veel maitsnud päriselt ka, aga sa näed ise, kui kuldne see on. No need on minu tibude kuldmunad muidugi ka. Aga mul igal juhul sülg jookseb, ma maitsen. Ja Miilo, oota, mul on suu täis. Ta on selline pehme, magus. No täpselt see, mida ma tahtsin. Nii, ma panen siia praegu ühe võitüki sisse kohe. Las ta sulab. Sest siin ei ole ju grammigi võid, eks ju, siin on piimapulber. Ja siin on mu lemmik, siin on feta. Vot selline hommikusöök tuleb praegu. Ja see tainas peaks seisma lausa külmkapis isegi kuni nädal, midagi ei pidanud taga juhtuma. Vau, ma olen väga happy. Raske oli mul leida muidugi piimapulbrit ja tegin Amazonist jälle tellimuse, otsisin sealt välja ühe firma Šveitsi ja Hollandi, Saksa, mis ta kuskilt sealt ta tuli. Piimapulbrit ja mis seal veel oli. Kitsepiimapulbrit võtsin, et proovida erinevaid ja oli siis veel ka see kefiri, hapupiimapulber. Vau, no kas sa näed? No nii. Ongi mul olemas kõikide saiaisude lahendus. Palun väga. Ja mu lemmik. Rõuibuštee on see. Sina, kes sa võib-olla veel ei tea, siis see on üks tee, mida ma Tallinnas Ülemistelt kas käin ise ostmas või lasen endale osta. Ja see lõhnab nii kuninglikult ja nii hästi. Siin ei ole kofeiini sees, eks ju. Ta on vappustav. Oi, ma olen hästi üllatunud praegu. No sa saad aru ise, kui ahvatlev see on, eks ju. Võtan veel siia kõrvale. Vaatan, mis mul seal külmkapis veel on. Äkki saan ampsu kala või. Millega lõppes see, et pliit läks katki, veekeedu kann läks katki. Käisin realiseerimiskeskuses
olin ennem teinud eelnevalt kodutöö ära, kus, mis, mida müüakse ja seal ootas mind üks täpselt see, mida hetkes vaja. Head isu! Näed, 6 minutit küpsesid ühelt poolt. Nüüd keeran teistpidi ja küpsetan. Panen nüüd 5 või võtan kuumust natuke alla ja panen panen 5 minutit. No näed, täitsa värsked. Ühelt poolt sai 6 minutit, teiselt poolt 5 minutit, sest et oli vist liiga kuum. Vau, kas sa näed, kui ilusad? Nii, ehk siis sellest 3 munast ja 1,5 tassist piimapulbrist sain ma 8 sellist ilusat kuklikest. Vot niimoodi nüüd sula siia ära, sest siin ei ole ju grammigi võid. Aga mis ma tegin selle jäägiga, sest siit saaks veel oma 2-3. Ja ta läks nii, tõmbas nii kuivaks, et ma ei tea, võib-olla kui kaane all panna ta külmkappi, võib-olla ta tõesti siis. Aga tal annab ju juurde panna siis kas ühe muna vahtu lüüa või ma mõtlesin, et hapupiima või kodujuustu. Kodujuust oli mul lahtine ja ma võtan praegu, panen siia selle kodujuustuga segatud. Teen 2 sellist. Nii. Juustu. Saia. Juustusaia. Jah, teengi juustusaia lähevad ahju. Ja panen taimeri. Panen 5 peale mõlemad korrad. Vaatame. Sai ka väga hea. Sai kohevam, sai mahlasem. Väga hea. No või. Meie happy'd. Hei armas, mida teha, kui peale mitut päeva vihma päike oma tõusu sulle näitab. Ta näitas korra ja ütles meile, et mine metsa. Paar tundi annan vihmapausi. Ja nii me tegimegi, kell pole veel 9-gi. 8:45 vist umbes. No meie jaoks ikka väga vara, et kodust välja tulla. Kummikud jalga, jope selga ja metsa. Me läheme vaatame, mis seal on. Nõutsud seal jooksevad ees, mudased. Kohe me keerame metsa ära. Rääkisin, mis ma rääkisin, hüüdsin, mis ma hüüdsisin. Hüüdsisin. No näed, vähemalt need 4 seenemikukest on meiega. Ma ütlesin, et ma tahan vähemalt teist korda veel tunda seda hõrku maitset. Ja siin nad on. Oi, mul kohe hakkas suu vett jooksma. Aitäh. Tulime vaatama kasvumajja, kas saame natukene seeneomletile tilli, näe, saamegi. Ja vaatasin, vist on kangesti mingisugune salat või keegi tahab kasvada. Aga siin on mul isegi suuremat tilli, nii et vau. Meie varahommikune metsas käik, mis küll
juba lõppes vihmaga, tuli ikkagi varem, kui ütles. Aga me saame vähemalt, ei saanud pannitäit, nagu näed, eks ju, saime 6 kukekat ja teeme omale siis seeneomletti. Sibul on puudu ja saime värsket tilli ja sibulat veel kasvumajast ja võtan siia ühe suure sibula ja küüslauku ka ja tuleb imeline hommikusöök. Näed, armas, mu järgmine isu saab täidetud, tegin kalasuppi. Õigemini tegin supikogust korraliku lõhepuljongi, võtsin värsket tilli, panin sisse pool kodujuustu ja kallasin peale natuke vahukoort. Täna sai 4. sammas välja. Läheme järjest püreede poole. Ja seega hellitame ennast vot selliste asjadega. Sültkeeb tuleb hea. Ma ei tea, keda need siin nüüd kaevavad, kahekesi näevad nii palju siin vaeva, lõbutsevad siin. Kellegi käiku nad siit ajavad nüüd, ma ei tea, 2 mudakoonu. Keda te ajate taga? Mis ninad mudased ja käpad mudased ja kes see on seal? Mutt teeb meil palju jah, siin järjest pahandust. Kaevab terve õue ülesse. Jaa, tüdrukud said ka korraks välja. Hoiavad nii kokku. Hoidke kokku ja peidavad ennast siia käru alla vahepeal ja siis natuke tulevad välja ja siis jälle jooksevad siin alla ja kes mul seal tuppa läheb? Vaata, kui ilus. No mis teete jälle mul siin ukse taga? Teile meeldib nüüd siin käia mul, jah? Jah, põkk. Teil on siin oma koosolek. Mustupule. Nad on aru saanud, et siin on neil vist turvaline. Eile tulin toast välja. Terve trobikond oli ukse taga. Trobikond, huvitav, mis suurus see on? Jah. Minge ikka sinna, jah. Siin ei ole kaevata ega süüa kedagi. Kapsad on teile niikuinii sinna aeda ju. Minge sööge rohelist praegu. Kott. No kaevurid seal kahekesi. Vaata. Valged villapallid, te tahate pärast tulla? Tuppa oma mudaste koonude ja käppadega. Tegelikult nad on ju nii tublid, nad suvega püüdsid ju.
mis 4 või 5 migri ja mitu mutti. Vaheldamisi. Väga põnev on igal juhul. Ennem üks lind laulis juba ilusasti. Ma ei tea, kes see oli. Aga muidu on täielik vaikus. Käed hakkavad külmetama. Tublit tibud. Tublit tibud. Mis meil siin on? Pruuni ja muistu. Oi, küll muistul on ilus lakk. Ma ütlen kogu aeg lakk, mitte hari. Palju teid siin on suurenduses mul? No, mis teil toimub seal? Miilo, mis seal on? Kes see on seal? Ikka peab pidi augus juba. Molliga nii asjalik seal. Miilo, kontrollid või? Ajasid teise eemale või? Mis see oli? Mis sa ütlesid talle? Proovin jälle uutmoodi leivakest teha. Ma panen sulle retsepti ka, kui see õnnestub. Praegu nad on hästi pehmed siuksed, et ma keerasin nüüd 4 tükki, panin siia. Näed sa, tagurpidi nad paisuvad seal edasi nüüd ja küpsevad. Vaatame, mis neist saab. Siin on nüüd linaseemne jahu, süllium, keefir, muna, küpsetuspulber, seesamiseemned, kanepiseemned. Iseenesest väga lihtne. Oliivõli ka. Vaatame, mis tast tuleb. Põnev on mul igal juhul. See oli tänane tellimus siis või kuidas seda nüüd öelda. Oli vaja nüüd küpsetada midagi sellist, mida veel pole teinud ja siin ta on. Mis seal on? Linnukesed on ju. Kes ajas pallikese ära? See oli. Kus linnukesed on? Niimoodi see ajab.
ongi valmis need sellised, ühtepidi olid nad ju muffini vormis, niimoodi küpsesid kõigepealt, siis panin uuesti ja nad on sellised hästi pehmed ja ilus pehme struktuur, täitsa hea soolase maitsega. Tead, ma panin ka kardemoni kusjuures sisse ja see andis küpsetamisel selle hea mõnusa lõhna, aga samal ajal ta on ikkagi nagu kergelt soolane kuklike ja väga-väga õrna pehme konsistentsiga. Ma juba ühe sõin ära. Nii et ma olen väga rahul oma uue leiutisega jälle. Kohe ma söön su edasi. Järgmised 4 küpsevad ilusti. Ilume korra siia sisse. Hakkavad kerkima. Väga hea!